Nii, ma vaatasin, et Maaleht on korraldanud huvitava eksperimendi. Kui kaua saab süüa üle tähtaja läinud toitu? Selline. Ja mis siin rekordi tegigi? 28 päeva vist või? Aga see on tühi asi. Mina võtan kapist, proovin midagi vanemat leida ja vaatame, mis maitsega see on. Nii, siin on mul juba valmis pandud. Reklaami ei tohi teha, katame kinni proteiinijogurt. Mis see on? 4. mai. 4. mai. Tagurpidi on siin, aga 4. mai. Ja crème brûlée maitseline. Kõlab päris isuäratavalt. 4. mai on täpselt 7 kuud ja 7 päeva tagasi. Vaatame, kas 7 kuu jagu tähtaja ületanud toit kõlbab veel süüa või mitte. Ja et keegi arvaks, et see on millalgi varem salvestatud, näiteks 5. mail, siis võib ju ühest küljest ka vaadata selle Maalehe eksperimendi kuupäeva. See on siin üleval nurgas. 11. detsember. Täna meil 11. detsember. No, seda ei ole hästi näha. Aga lihtsam veel on vaadata, mis on tänase päeva kõige kuumem uudis. Vallalise kaunitari teine õhtu Brigitte Susanne Hunt suudles ühe saates osalejaga. No, sellisel juhul on täitsa kindel, et see videoklipp siin ei saa olla tehtud varem kui sellel päeval, kui see asi juhtus. Ehk 11. detsembril 2022. Võtame lusika ka. Ja vaatame järgi, kas 7 kuud ja 7 päeva vana asi kõlbab veel üldse süüa. Teeme lahti. See saab olema 3-tasemeline kontroll. Kõigepealt visuaalne. No, ülevalgustatuse tõttu näeb see kõik valge välja. Visuaalsel vaatusel näeb välja täiesti nagu tavaline puding. Mingit hallitust ei ole näha. Teine kontrollitase on nuusutamine. Lõhnab täitsa isuäratavalt. Ja 3. tase on maitsmine. Maitseme, kas 7 kuud 7 päeva vana jogurt. Proteiinijogurt kõlbab süüa. Ja muide, sügavkülmas seda hoitud ei ole. Täitsa tavalises külmkapis. Täitsa maitsev. Oli kõht tühigi natukene. Täiesti suurepärane. See jõski selle praegu kohe lõpuni. Pean varsti välja minema. Aga ja mingit probleemi. 7 kuud ja 1 nädal üle tähtaja. No see on ilmselt muidugi mitte kõlblik kuni, vaid parim enne. Kuskil hetkel ei näe, aga oletatavasti on see parim enne. Kuigi jogurtite puhul ega ei tea, ka see võib ka kõlblik kuni olla muidugi. Jälgi kuupäeva. No ma jälgisin seda kuupäeva väga hoolega praegu. Aga täiesti mitte ainult sööda, vaid täitsa maitseb. Ütlen ausalt, mingisugust maitse muutust ma isegi ei tunne, midagi imelikku küll ei ole. Nii et Maalehe eksperimendile võiks lisada sellele 28-päevasele rekordiomanikule ka ühe 7-kuulise rekordioomaniku. Äkki peakski neile selle videoklipi saatma. Aga head isu siis kõigile. Muidugi olge siis ettevaatlikud alati tähtaja ületanud kaubaga. Et ikka kõigepealt vaadake, siis nuusutage, siis maitske ja siis hakake sööma alles. Aga head isu kõigile.